Moongold Productionsi meeskond on hetkel teel Muhu poole, et oleme parasjagu laevas. Varsti peaksimegi kohale jõudma ning siis sõidame Rässa küla poole ning hakkame tegema oma projekti kurikuulsa Muhu Lõkitsa otsinguid. Oleme tulnud täna siia Muhule Rässa külla nende maaliliste kiviaedade vahele, et uurida sellist fenomeni nagu Muhu Lõkits, mis on tuntud ka kui Muhu Lõkats või Rässa Lõkats. Tegemist on siis kuulu järgi müstilise tulekeraga, mis siis põksub, viskab sädemeid ja mida on siinkandis näha peamiselt sumedatel augustiöödel, kui ta end rannas ilmutab. Nagu paljud teisedki paranormaalsed nähtused, on Muhu Lõkits küllaltki vana fenomen. Sellest on tulnud lugusid lausa 100 aasta tagant. Ja just nimelt paljud vanemad Rässa küla elanikud on sellega kokku puutunud. Kuid tänaseks ei ole neist enam palju siia järele jäänud. Et siis Muhu Lõkits on siin Rässa külas üks üpris tuntud fenomen, et mitmed külaelanikud on sellega kursis. No, eks ta natukese ikka veel meelutatakse teda. Ta väga tuntud ei ole. Tema iseloomus ei ole üldse tuntav olla, sest teda on väga vähesed kohanud ja vähesed teavad temast midagi. Mina nende seas. Meie külas on üldse väga vähe kohalikke elanikke. Meil on niisugune suveelanikute külaks kujunenud see asi ja vanemad külaelanikud on kõik kaotsi läinud. Mina olen samuti siia tulnud inimene, ma ei ole Muhu pärit. Nähtusele on omistatud ka teatud intelligentsust. Tundub, et see eelistab suhelda kindlat tüüpi inimestega ning teistsuguseid inimesi vältida. Et teada saada, kas siin Rässa külas ka kedagi sellist leidub, kellel on õnnestunud saavutada Lõkitsaga lähikontakt, küsitlesimegi me kohalikke külaelanikke. Mina ise nagu ei olegi, aga minu vanaema olevat näinud seda. Et kunagi ta oli läinud loomi talitama varahommikul ja siis seal oli üks heinakuhi, kus ta läks õuest heinu võtma. Ja siis ta oli äkki näinud, et siit teemalt nagu Simiste poolt siit vasta üle mere niimoodi. Sellist suurt valgust. Ja pärast seda ta ei julgenud nagu ise enam üksinda hommikul minna, et siis vanaisa pidi taga kaasa minna. Kunagi ma olen nagu ise näinud mingisugust nagu tulesammast, mis tõuseb niimoodi rannast niimoodi üles, aga siis me olime kusagil sellised 10-aastased, et me ei osanud sellest midagi arvata. Lihtsalt üks tore tuli oli eemal ja läksime edasi. Muhu Lõkits on tõeline moodne folkloor. Meil ei ole tegelikult mingisuguseid konkreetseid jäädvustisi sellest nähtusest. Pigem on tegu lugudega, mida on pajatatud põlvest põlve ning suusõnaliselt edasi antud. Kuid enamasti nendes lugudes on Lõkitsat kirjeldatud kui tulesammast või midagi, mis seondub tulega. Ja keegi ei ole nagu kindlalt öelnud, et ta oli niisugune. Tal on nagu kalduvus mingisugust tuleelementi endas siis hoida, kas ta siis sädemena või mingisuguse. Mina olen niiviisi aru saanud nendest juttudest, on tulega seotud. Ma olen sellest kuulnud juba lapsepõlvest alates, aga reaalselt ma arvan, et seda pole siiski olemas. Seda on näinud tavaliselt naised, kes hirmsasti kardavad. Ma arvan seda. Mul ema rääkis ikka, et kuidas oli igal hommikul oli ja suure kivi otsas oli tuha hunnikas. Inimesed on juba kõik surnud, kes seda algselt on rääkinud. Tal ei ole niisugust suurt vägevat kuulsust, et ta oleks väga müristanud või kolistanud. Ta on suhteliselt niiviisi vaikselt ja näitab ennast üksikutele inimestele, mitte rahvakogunemistele ega sellistele asjadele. Nii et temaga peab olema selles mõttes ettevaatlik, kui teda püüda kuidagi viisi nagu täpsustada või seletada.
on olnud juhuseid, kus siis ikka tahetakse mingisugust asja põnevamaks teha ja siis ise laternaga mööda kiviaedu joostud, et mitte küll mina, aga et siis oleks nagu keegi lõkitsat näinud. Ükskord ma tegin ise seda lõkitsat paar korda on teinud. Siis üks naabrimees nägi just kurat, et mina pole ka seda uskunud seda naiste lora, aga seekord ma usun. Ja, aga tegelikult selle laeva valtsveiriga ma jooksin mööda kallast ringi. Enamus Muhu lõkitsa kontaktjuhtumeid on aset leidnud just siin, Rässa rannikul, ning kohalikud kalurid on lõkitsaga kokku puutunud. Näiteks on teada üks juhtum, kus kalamehed puutusid kokku Muhu lõkitsaga, kelle peale nad näitasid prožektoriga valgust. Seejärel nähtus kadus. Kas nähtus on kellegagi otseselt kontakti võtnud või suhelnud või on nähtus pigem hoidnud eemale ja jäänud selliseks kaudseks? Erilist kontakti võtmist ma nagu ei tea. Ainus inimene, kes väitis, et on teda näinud ja minule sellest rääkis, nägi teda samuti niisugusel õhtusel ajal ja ta saatis teda mingil käigul, ma ei tea, kas ta tuli kuskilt mere äärest või Karjamaalt, igatahes Piki kiviaeda ta oli tulnud, aga kiviaedu on siin igal pool võtta ja teispool kiviaeda oli ta prõksunud ja sädemena liikunud ja tema oli oma sisimast teadnud, et see peab lõkats olema. Võtsime ühendust ühe endise Muhu elanikuga, kes rääkis meile, et ta oli kunagi korraldanud siin Rässa lahe põhjas merepõhja kaardistamist ning ta oli avastanud ühe vulkaanilaadse sellise künkliku moodustise merepõhjas ning ta pakkus välja teooria, et Muhu lõkits võib just olla seotud selle veealuse kõrgendikuga, et Muhu lõkitsa nähtus väljub mingisugusel looduslikul kujul sellest kõrgendikust. Teooria selle kohta, et Muhu lõkits kui nähtus võib olla seotud teatud maa-aluste gaaside vabanemisega merepõhjast. Võib omakorda olla seotud kohalike lugudega sellest, et siin kuskil Rässa lahe põhjas paiknebki maagaasi maardla. Maa-aluste gaaside vabanemine maapinnale ning nende süttimine on tegelikult üpris levinud nähtus maailmas. Et selle kohta on erinevaid nimetusi. Inglise keeles will-o-wisp või eesti keeles virvatuli, mida on nähtud ka näiteks soodes. Selle täpset päritolu ei ole teada, kuid on arutletud selle üle, et tegemist on ilmselt kas metaani või mingi säärase gaasi süttimisega atmosfääri hapniku tõttu. Mis loodusnähtus on lihtsalt välja mõeldud. Võib-olla kunagi algselt, kui jälle need olid niimoodi, et tulega paadis käidi kala püüdmas. Kala oli nii palju, siis ahinguga võeti kinni. Ja mida te arvate, et kas tegemist võib olla mingi paranormaalse nähtusega või on see pigem mingi loodusnähtus, midagi, mida me võib-olla ei oska seletada veel? No ma ei tea. Äkki ikka siis nagu loodusnähtus pigem. Et äkki siin tõesti tulevad mingid gaasid kusagilt kohtuvad või tont seda teab. Miks ta tekib?